Tere hommikust ja tere tulemast kõigile kuulamaks meie webinari Microsofti litsentside hinnamuudatustest. Mida pead teadma, mida võiks teadma, võib-olla vähem agressiivsem viis, kuidas seda öelda. Meil on väga hea meel, et täna teid nii palju siia on tulnud. Ma ei tea, kas see tähendab seda, et teema on huvitav, teema on segane. Ma valin uskuda, et äkki on mõlemat. Et mis meie tänane siis eesmärk on või mida ma tahan edasi anda, on lihtsas kokkuvõtlikus inimkeeles, mis muudatused siin Microsoftis hindades, litsentsides tulemas on, et siis teie saaksite hinnamuudatustest, litsentsimuudatustest kasu, mitte vastupidi, et muudatused kasutavad teid ära. Ja, et mina olen Kädi. Ma olen olnud siin Primendis Microsoft 365 tootejuhi rollis erinevate tiitlitega, sama tegevus juba 6 aastat ja enne seda olin 4 aastat Microsoftis, et kuidagi nähtamatult olen suutnud sellest endale karjääri teha. Ma mainin ka ära, et enne kui hakkame siis hüppama teema juurde, siis taustal on minu armas kolleeg Tarmo, kes vastab hea meelega kõikidele küsimustele, nii et kirjutage julgelt. Kui lõpus jääb aega üle ja oleks midagi, millele on vaja, et mina vastan, siis teeme seda presentatsiooni lõpus. Nii, aga hüppame siis teemade juurde, et vaatame, millest me siis täna räägime. Et enne kui hakkame hinnamuudatustest rääkima, ennem kui hüppame siis teema juurde, ma võtan vabaduse ja räägin üle need baasteadmised, et ma ei tea, mis tasemel meil kuulajad on, et siis kõik saavad aru, millest ma räägin. Vaatame üle, kuidas litsenseerimine käib. Meil on kuupõhised, aastapõhised, 3-aastased litsentsid, mis kategooriatesse litsentsid lähevad, SMB, Enterprise. Ja siis vaatame neid Eestis või ka meie kõige populaarsemaid litsenseerimispakette. Et kui te tunnete, et ma tean seda teemat juba, siis võite täna hetkel minna kööki, 10 minuti pärast tagasi tulla, et siis hüppame muudatuste juurde. Nii. Microsofti litsentside paketid. Siis umbes 3 aastat tagasi Microsoft läks oma sellest vabast litsenseerimisest, võtan, kasutan, lõpetan, vähendan natukene paindumatuma paketi juurde. Ehk siis meil on 3, võib-olla isegi 4 võimalust, kuidas täna litsentsi osta. Sa võid osta kuupõhiselt. See tähendab seda, et iga 30 päeva tagant on sul õigus, võimalus litsentse kinni panna või vähemaks teha, vähemaks võtta siis. See tähendab seda, et sul on hinnakaitse ka ainult 6 aega. Ehk siis kui täna veebruaris ostad litsentsi ja märtsis näiteks hinnad tõusevad, siis sul on ka kohe kallim hind või madalam hind märtsist alates. Selle paindlikkuse eest, selle luksuse eest küsib Microsoft siis 20% rohkem, kui siis teil järgmine litsentsipakett, mis on aastapõhine litsentsipakett. See on kõige populaarsem variant, ma ütleks, sest et litsents on siis aastaks ajaks lukus. Lukus ma siis mõtlen seda, et sa ei saa vähemaks võtta ja sa ei saa lõpetada. Kui su ettevõte läheb pankrotti, kui pooled töötajad lähevad ära, tuleb zombi apokalüpsis, siis sina oled ikka oma Microsofti litsentsidega. See tähendab, et juurde saab alati võtta. See tähendab seda, et sa saad ka kõrgemale litsentsile minna. Mis ma mõtlen kõrgem, lihtsalt öeldes kallim, aga siis ka suurema võimekusega. Et kui nüüd, keda huvitab, ma lähen korraks hästi detailidesse, keda ei huvita, siis võite midagi muud teha samal ajal. Et kui te võtate näiteks veebruaris, täna 2. veebruar 2026, võtate ühe Business Basicu litsentsi ja tahate juulis, kus siis etteruttavalt toimub hinnatõus, minna kõrgemale litsentsile, võtta näiteks Business Standard, siis te upgrade'ite selle ära ja see hind läheb juuli hinnakirja järgi, sellepärast, et tekib uus tellimus ja ei ole enam veebruari hinnakirja hind, vaid on juuli hinnakirja hind. Nüüd, kui te võtsite veebruaris Business Basicu ja standardi ja tahate juulis tõsta Basicu ühe litsentsi standardi peale,
siis see läheb sellesse teise tellimusse ja kehtib veebruari hind. Ma ei tea, kellel on huvitav, mul oli huvitav, lihtsalt jagan teadmiseks. Aga arveldamise mõttes on meil jällegi, kui tahad luksust, et kuupõhiselt maksta, siis see on 5% kallim. Või siis tahad aastaks ette maksta, siis see on soodsam pakkumine. Meil on ka see 3-aastane müütiline, müstiline litsentside võimalus, et 3 aastat on sellest räägitud, väga seal midagi edasi liikunud ei ole, et kehtivad kõik need samad reeglid, mis oli aastapõhisel, 3 aastat, oled lukus, kuhugi minna ei saa, vähendada, kinni panna ei saa. Samas hinnakaitse kehtib 3 aastat ja oleme ausad, ega siin midagi enam odavamaks enamasti ei lähe, et ma arvan, et hinnavõit sellest võib tulla korralik. Nüüd neid litsentse on saadaval natukene Teamsi litsentse, mis on eraldiseisvad, Defenderi litsents 1 ja siis Microsofti need kroonijuveelid, milleks on siis Microsofti 365 E3 ja E5. Aga neid saab osta ka ainult 100 tükki. See on miinimumkogus. Ehk siis, kui sa täna tahad A3 aastast litsentsi, laias laastus 2 varianti, osta E3 või E5 litsents ja 100 tükki. Nüüd juuli lõpuni on sellel pakkumisel -10%, juhuks kui kedagi peaks huvitama, et see eksisteerib. Maksta saab siis selle litsentsi eest aastapõhiselt, ehk siis maksad 3 korda või siis kogu 3 aastaks ette. Et Dynamicsi CRM-i litsentsidel on see 3-aastane litsentseerimismudel juba ammu olnud ja seal on ka kuupõhine arveldamine võimalik, aga 365 pakettides siis mitte. Ei pea võtma ühte või teist, alati soovitame kombineerida, et olla kõige optimaalsem just nagu teie ettevõtte jaoks. Siis pakettide mõttes mõtlesin jagame, et Microsoft vaatab neid litsentse 2 kategoorias. On SMB, Small and Medium Businesses, kus siis on Business Basic, Business Standard, Business Premium. Enamus litsentse, mis me Eestis täna näeme, ma ütleks, mis selle piirang on erinevad enterprise'is on see, et ühes tellimuses tehniliselt ei saa olla üle 300 kasutaja, 300 litsentsi. Saab lisada, et sul on Business Basicud, standardi, premiumi kombona kokku üle 300 saab teha. Microsoft muutis seda, aga seal on kindlasti klausel juures, et Microsoft võib tulla piirangut kontrollima, teha mingi ettekirjutusi. Meie ei ole seda näinud, me ei tea, kuidas see reaalsuses peaks välja mängima, aga on lubatud. Microsoftil on siis e-litsentsid ehk siis enterprise litsentsid, mis on siis Microsoft 365 E3, E5 ja siis Office 365 E1, E3, E5. Vanasti või ma ei tea, siiamaani öeldakse, et need on alates 500-st, et ma ei tea, mis need 400 kasutajaga ettevõtted peaks tegema siis, aga öeldi, et see on kuskil siin 500-st. Aga tegelikult see tähendab seda, et nende tellimustel ei ole piiranguid. Et kasuta palju tahad. Võta 2, võta 1000, seal ei ole piirangut. Et laias laastus etteruttavalt siis businessi paketid on tavaline kontoritöö, väiksemad tiimid, lihtsamad turvanõuded. Enterprise'id on siis suur ettevõtted, kus on kõrged turvanõuded, oma turvatiimid ja just see regulatiivsed nõuded, et on vaja säilitada logisid, on vaja teha auditeid. Et kõik see tuleb sisse, et kui sa oled suurem ettevõte, siis sa tead. Funktsionaalsuse turvalisuse mõttes litsentsipaketid, miks me ütleme paketid, sest nad koosnevad erinevatest väikestest mudelitest. Ja business paketis on kõigil see versioon 1 ja enterprise pakkides on versioon 2 või siis plaan 1, plaan 2. Ja laias laastus see tähendab seda, et üldiselt plaan 1 on vähem mahtu, vähem regulatiivseid võimalusi, auditlogid ja väiksemad turvalisuse võimekused. Lihtsalt näiteks OneDrive plaan 1 sisaldab 1 terabait ruumi, OneDrive plaan 2-ga teoreetiliselt, sa pead natuke läbi rõngaste hüppama seal, aga saad võtta lõpmatuseni ruumi. Ja turvalisus SMB litsentsidest tegelikult reaalselt algab alles Business Premiumist.
et sealt on sees Entra ID plaan 1, mis siis on tänapäeval, ma ütleks, must have kõigile, sellepärast, et seal saad kasutajaid nii-öelda hallata. Et lihtsalt näiteks kui Basicu ja standardiga, jah, sa saad MFA-d või mitmetasemelist audentimist kasutada, siis Premiumis sa saad selle teha alles mugavaks inimeste jaoks. Ja me teame, et kui asi ei ole mugav inimeste jaoks, siis inimesed hakkavad sellest ümber minema ja tekivad turvaaugud. Mis ma mõtlen mugavuse all näiteks, et saad teha reegli, et kontoris, kodus ei küsita paroole või teha turvalisuse reegleid, et ei lubata sisse logimist väljaspoolt Euroopa Liitu, sest me teame, et enamus ründeid tuleb täna väljaspool Euroopa Liitu. Ja siis Enterprise pakettides Entra ID-le pannakse lihtsalt natuke turvalisust, auditi võimalust, kõike seda juurde. Hästi lühidalt, mis me siis räägime. Ja viimane sissejuhatusslaid, mida ma tahaks vaadata, on siis need põhipaketid, mille näiteid me ka kasutame siin edaspidi. Et mis need on? Väga laias laastus. Üleval olen pannud hinnad, panin aastapõhise litsentsi kuu hinna. Lihtsalt, et näeksite, mis see skaala või vahe on. Kõik hinnad kõigile partneritele Microsoftile on samad. Nüüd, kui te lähete ja võtate lahti ja võtke näiteks Microsofti lehekülg, kus on kirjas, et kuupõhine hind on see ja see, siis Microsoft kasutab alati kõige odavamat hinda selle näitamiseks. Täna see on aastane litsents aastapõhise arveldamisega, aga nad näitavad seda kuupõhiselt. Et võib tekitada segaduse, et miks partnerid näitavad võib-olla kallimalt. Aga kui sa läheksid seda maksma, siis sa peaksid ikka selle hinna aastaks ette maksma. Lihtsalt, kui keegi klõbistab praegu arvuti taga ja vaatab, kontrollib hindu. Aga SMB paketid, mis on suuremal osal meist, siis meil on Business Basic, mis tähendab lihtsalt seda, et sul jooksevad meilid Microsofti baasil. Sul on Exchange, natuke juurde pilveteenuseid ja Office'i pakette, Word, Excel saad kasutada ainult online'is. Lähed veebibrauserisse ja kasutad seal. Kui sa nüüd tunned, et sa tahad täisversiooni, ma tahaks öelda, et enamus meist äkki tahavad, mina kindlasti tahan, siis see on standard. Ja kui sa tunned, et mida tänapäeval me kõik peaks tundma, et tahaks natuke turvalisust juurde, siis tegelikult on Business Premium, mis on ka meie lemmikpakett ja mitte ainult sellepärast, et see on kõige kallim pakett, vaid sellepärast, et sinna on selle raha eest lisatud väga palju head kraami. Et juures on siis Entra ID, millest ma rääkisin. Meil on Intune, mis on siis seadmepargi haldus, et IT-inimene ei pea käima füüsiliselt ühe arvuti juures teise juurde, vaid et tal on oma ülevaade kõikidest seadmetest, nende tervislikud nad on, mis on need reeglid, kuidas me peame käituma. Ja siis muidugi Microsoft Defender for Business, mis tuvastab, püüab kõiksugu paharünnakuid, mis meie vastu võib tulla, et juba see Defender for Business siin Premiumi sees on väga palju väärt. Ehk siis meie alati soovitus täna on Business Premium. Juurde tõin ka Apps for Business, mis tähendab seda, et kui sul meilid ei jookse näiteks Microsoftis, ka variant, et ja sa tahad ikkagi kasutada Wordi, Excelit just nagu täisrakenduse mõttes, siis sa saad seda osta. Apps for Businessil on 300 piirang, Apps for Enterprise'il piirang puudub. Nii, aga võite kõik nüüd kohvipausilt tagasi tulla, siis lõpuks hüppame litsentside hinna muudatuse sisse. Tegin sellise väga ilusa visuaalse ülevaate Excelis, millegipärast meie turundus võttis selle kommunikatsioonist maha, aga ma nüüd võtan selle võimaluse ja jagan seda kõigiga. Et tegelikult tahtsin lihtsalt teha, et visuaalselt näeksite tegelikult palju muudatusi on tulemas, et aastaid Microsoft ei teinud üldse muudatusi ja nüüd viimase, ma ei tea, alates novembrist on neid uuendusi või teavitusi tulnud lihtsalt järjest välja. Et kui me vaatame kiirelt üle, siis eelmine aasta muutus see, et kuupõhistel läks 5% hind kallimaks. Nüüd novembris tuli see, et Teamsiga litsentsid, ilma Teamsida litsentsid läksid odavamaks. Copilot'il tuli uus toode välja detsembris.
Nüüd veebruaris algas see, et hinnad läksid kursivahe tõttu 7% väiksemaks ja juulis tuleb selline üldine valikuline hinnatõus jälle. Vaatame siis lähemalt. Ehk siis eelmine aprill, ma siis ütlen aprill 2025, muutus see, et kui sa tahad aastapõhist litsentsi kuupõhiselt arveldada, siis see hind on 5% kallim. Miks ma sellest täna räägin, on see, et meie enamus kliente pani oma aastased litsentsid lukku siin veebruari-märtsi raames, et nemad võib-olla enam ei mäletagi. Mina vähemalt küll ei mäleta täpselt, mis aasta aega tagasi toimus. Et nad järsku vaatavad, et miks mu hind on 5% kallim, kui mul litsentsid uuesti uuenevad. Või et kui Primend räägib, et on -7% hinna alandust toimunud, siis miks minul on ainult 2%. Et see on see, mis me tahame, miks ma tahtsin selle siia korraks välja tuua, et vältida sellist segadust või pahameelt. Et näitena, et kui jaanuar 2005 kuni jaanuar 2006 oli preemiumi hind 20,60, siis järgmisel perioodil, kui sa nüüd jaanuaris uuendasid, ollakse hind 21,63. Siis Teamsi paketid ei mõjuta väga palju, aga tahtsin ka välja tuua, et on võimalus osta Microsofti erinevaid litsentsipakette ilma Teamsita. Äkki kellelgi on vaja, see on päris korralik kokkuhoid, äkki ei ole vaja, äkki kasutate midagi muud, lihtsalt huvitav teada, et Microsoft seoses Euroopa Komisjoni nõudega peab hoidma pakettide vahel, kus on Teams sees ja kus ei ole Teamsi sees teatud vahet. Ja see vahe tähendab, et laias laastus, et sa säästad 12%, 6 eurot per litsents, kui sa võtad ilma Teamsita litsentsi. Ja eraldiseisvad Teamsi litsentsid läksid kallimaks, et hoida seda hinnavahetaset. Vahepeal läksid müügilt ära ka Enterprise'i litsentsides. SMB-s oli alles, aga Enterprise'is ei olnud võimalik osta litsentsi koos Teamsiga. Sa võid ostma litsentsi ja siis sinna Teamsi juurde. Nüüd need tooted on tagasi. SMB-d see nii väga ei mõjutanud. Et kui keegi ehmatas, et kas mul ei olnudki Teamsi litsentsides, kui sa olid SMB litsentsid, siis arvatavasti see muudatus sind ei puudutanud väga. Nii, aga ei saa ka meie sellest üle, et nüüd detsembris tuli Microsoft välja, Microsoft 365, Copilot Business, et eelmine litsents või see siiamaani eksisteerib, oli Microsoft 365 Copilot. See on siis mõeldud nendele SMB kasutajatele ja siin kehtib ka sama piirang, et sul ei saa olla ühes tellimuses üle 300 litsentsi, 300 kasutaja. Ja sul peab all olema üks SMB litsents, kas siis Business Basic, Business Standard, Business Premium. Täna Microsoft ütleb, et need on täpselt sama litsents. Nende kasutused, seal ei ole mitte midagi vahet. Lihtsalt üks on täna 19 eurot, teine on 27 eurot. Ikkagi on hinnavahe. Siin väikse klausliga, et Microsoft jätab endale õiguse tulevikus seda muuta, aga hetkel seda ei eksisteeri. Microsoftil selle tähistamiseks, ütleme siis nii, on käimas kampaania, mida on hea teada. Et kuni märtsi lõpuni saab Copilot Businessit osta -15%, see tuleb 16 euri per kasutaja. Ja nad tulid välja ka päris laheda võimalusega, et sa saad võtta kombo litsentsi, ehk siis Business Standard plus Copilot või Business Premium Copilot, et näiteks nad käituvad eksisteerivatele litsentsidele kui upgrade'id, ehk te saate iga hetk minna standardit üles, premiumist üles ja neile on siis hinnaalandused tehtud -35% ja -25%, ehk siis standardiga koos on 19 euri ja koos premiumiga on 29. Ja kui te nüüd vaatate, ma lähen hästi kiiresti tagasi neid hindu,
siis kiire matemaatika ütleb teile, et Copiloti hinnaks tuleb ainult 8 ja 9 euri ühe aasta peale per kasutaja. Et kui te olete mõelnud Copiloti peale just selle tasulisele versioonile, siis nüüd on aeg seda proovida, võtta kasutusele. Ma ei tea, kas tuleb sellele veel paremat pakkumist tulevikus. Copilotil ei ole kuupõhist võimalust. On ainult aastapõhine võimalus, et kas siis maksad aastaks ette või saad maksta kuupõhiselt. Seda ei ole ametlikult kommunikeeritud või ma ise ei ole lugenud, et see on minu tõlgendus, aga arvatavasti see on siin kasutajakogemuse küsimus, et Copilotit ei saa oma täisvõimsusel kasutusele võtta kuu aega. Ehk siis, kui inimene võtaks selle kasutusele ja kuu aja pärast tagasi, siis tal jääks sellest lihtsalt ebameeldiv maik ja võib-olla järgmine kord ei tule tagasi. Et sellepärast on, ma arvan, pandud see aastaajane piirang või nõue, mitte piirang siis, et inimestel oleks aega õppida kasutama õiged promptid, õiged seadistused, kuidas küsida. Copilot õpib teid tundma, teab, kuidas te tahate vastuseid, kus saab infot. Et ma arvan, see, kus te alustate aasta ja kus te lõpetate aasta on, kui te aktiivselt kasutate muidugi, on väga erinevad kohad. Kui ei ole huvi tasulisele Copiloti vastu, aus ikka, siis soovitan kõigil vaadata Copilot chati. See on siis tasuta versioon. Tasuta versioon, see on siis 365 paketis sisse ehitatud. Proovige seda, kasutage, see on teil kõigil olemas. Ainuke erinevus on see, et see ei ole ühendatud teie töökeskkonnaga. Ehk siis nagu ka kui te ChatGPTisse läheksite, siis te peate kõik failid, millega te tahate tööd teha või üles leida, sinna üles laadima. Et tasuline versioon on teie töös sees ja oskab kõiki teie mailbox'ist, Teamsist kõike kokku tuua, aga tasuta versioon seda ei oska. Samas vahe on lihtsalt see, et isegi selle tasuta versiooniga kõik info, mis te sinna panete, laete, kasutate, ei lähe välja sellest 365 keskkonnast. Et see on turvaline, ta on seal sees, et sellepärast te Copilotiga kindlasti muretsema ei pea. Et see on selline oluline erinevus öelda, aga tasuta versioonide võib olla erinevus, mida välja tuua. Nüüd lõpuks peale siin korralikku rääkimist jõuame võib-olla nende kõige tummisemate teemade juurde. Et alates nüüd veebruarist Microsoft teavitas, et seoses sellega, et nad vaatavad oma valuuta kursid üle ja teevad hinnakorrektsioonid, siis on eurotsoonis hinnalangus, nüüd me teame juba, et see hinnalangus on 7%. See ei tähenda seda, et kõik hinnad kohe lähevad 7% soodsamaks. See tähendab seda, et kui te nüüd alates veebruarist ostate uusi litsentse, teie litsentsid uuenevad, siis hakkab kehtima uus hinnakiri ja see on -7%. Kui teie litsentsid uuenevad märtsis, aprillis, siis algab see hinnavõit alates sellest hetkest. See puudutab nii commercial, mis eesti keeles on ka hariduse ja heategevuse litsentse, et kõik need on muutunud. Mis ei muutunud, on need litsentsid, mida te saate välja osta, näiteks kui tahate arvutile Windows't osta või siis renditav tarkvara, niisugune subscription based, ma ei oska seda eesti keelt öelda hästi, aga näiteks serveri litsentsi ostate 9 aastaks või 3 aastaks, siis neid hindu ka ei muudetud. Ja Azure'i hinnad kohanevad jooksvalt. Iga kord, kui teile tehakse arve, siis nad võtavad selle eurokurssi ja mängivad sellega, et lihtsalt need 365 litsentsid on lukus. Microsoft on välja öelnud, kui ta tuli selle uue süsteemiga välja, uue litsenseerimismudeliga välja 3 aastat tagasi, et ta jätab endale õiguse, kohustuse, ma ei tea, kuidas seda täpselt seletada, iga 6 kuu tagant üle vaadata kurss ja viia ellu need muudatused.
Nüüd 3 aastat pole midagi juhtunud. See on esimene kord, kui me seda näeme. Et kui tihti, millal nad seda tegema hakkavad, eks näeme, aga oluline on teada, et on õigus, oht, võimalus, et iga 6 kuu tagant Microsoft valuutakursi pärast muudab hinda. Nii, ja et kõik asjad siin elus oleks tasakaalus, siis juulist läheb hind kallimaks. Mitte küll kõigil, valikuliselt, ja põhjendus, selgitus selle taga on see, et Microsoft lisab uusi võimekusi, täiustab oma pakette ja on seda teinud ka väga palju aastate jooksul ja ei ole hindu tõstnud. See on see, mis siis on selle taga. Ma toon osad näited. Näiteks on selline asi nagu SafeLinks, mis on mitteametlik termin sellele, et kontrollitakse näiteks mailboxis linke selle vastu, mis on teadaolevad pahategelased siis turul, et seda kontrollitakse, et see on üks väike osa Defenderist, mis võetakse kaasa. Et meie täna ei soovita kindlasti oma Defenderit kinni panna, sellepärast, et seal on väga palju head kraami, mis selle ainsel SafeLinksiga ei kata, aga see on parem kui mitte midagi. Et iseenesest tore. Ja nüüd business pakettidesse, siis basic, standard, premium pannakse siis exchange'i ehk siis nagu selle mailinduse mahtu juurde. Kui enne oli 50 gigabaiti, siis nüüd on see 100 gigabaiti. Ka tore. Et olen siia juurde lisanud siis ka hinnakirja. On küll hetkel alles dollarites, et päris sellise hinnakirja eurodes saab alles juunis kätte, aga arvatavasti see loogika ja protsendid peavad paika ja meie selle järgi ka vaatame. Et esimene asi, mis mulle isiklikult silma jääb või silma jäi, on see, et business premiumi hind ei tõuse. Standard tõuseb 12%, business basic tõuseb 16%. Ehk siis minu esimene mõte oli kohe, et kas see on märk, et peaks business premiumile liikuma. Et kui see hinnavahe jääb väiksemaks, see, mis premiumi sees on best value for money, siis äkki see on see aeg. Aga jah, siit kiire ülevaade siis, mis hinnad tõusevad. Et ei kõik ei tõuse 33%, aga 33% on kõige suurem protsentuaalselt, mis me siit täna näeme. Nii, aga ma ei tea, kas kiiresti või mitte, aga mina olen jõudnud kõik oma teemad ette rääkida. Et mida te võiksite siis kaasa võtta täna siit, on, et kui jäi huvi, siis lugege blogi, kirjutasime seal ilusti kõik muudatused lahti. Mõelda, et kas teil enne märtsi on Copilotti vastu huvi, kas tahaksite proovida, et selle uue hetke kampaaniaga vaadata enne juulit oma litsentsid üle, mis me saame teha, et võib-olla seda hinna tõusu edasi lükata. Kas paneme ennem juulit mingid litsentsid lukku, lähme premiumi peale, mis on need, mis ma saaksin teha. Kas teil on kõikidest litsentsidest Teamsi vaja? Mitte midagi Teamsi vastu, Teams on väga tore, kasutame igapäevaselt, aga äkki teil on majas midagi muud kasutusel. Äkki osad inimesed ei vaja seda, et 12% seal hinnavõitu, miks ka mitte. Business premiumit ju mainisin, et alati meie soovitus ja enne juulit hea aeg edasi minna sellega. Siis see 3-aastase teema, et kui on keegi, kes kuulab ja mõtleb, et tead, mul 100 E3, E5 istub siin nagunii, et äkki on see koht, kus me paneme selle 3 aastaks lukku ja võtame selle, ma arvan, väga hea hinnapakkumise vastu, et on ka võimalus. Ja kui midagi jäi selgusetuks, tahaks abi, tahaks nõu, tahaks lihtsalt rääkida, siis pakume alati tasuta litsentside alast koolitust. Kirjutage meile või kirjutage otse mulle
ja ma ei tea, sellega ma võtangi kõik kokku ja aitäh teile ja kohtume kunagi hiljem.